Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Põllumajandusministeerium annab teada, et sigade Aafrika katku ohjeldamiseks on mitmeid meetmeid ja üks neist on maski kandmise kohustuse kehtestamine kõikidele Eesti sigadele. Riigihanke 1 miljoni seamaski valmistamiseks võitis OÜ Sarakuste. Sigadele mõeldud kaitsemaskid on inimeste omadele väga sarnased ja neid on isegi kergem valmistada, sest kõrvad on suuremad ja kummid jäävad paremini hoidma. Tegelikkuses on nad üks ühele sarnased. Vahe on ainult hinnas 7 eurot tükk. Maskide müügist saadav raha läheb kompensatsioonifondi, kui sigal omanik kaitsemaske ei kasuta, siis on riigil õigus kompensatsiooni maksmisest ka loobuda. Elektrilevi aga hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitteliitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitteliitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumaksja raha eest maailma tasemel elektrivõrk, aga suur hulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ning on siiani loobunud Elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenust peetakse kalliks, mitteliitumistasu ongi osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksu plaanivad ka Elering ja ka Reformierakond. Kavas on mittevalimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Valitsus annab aga teada, et ettevõtjate kriitikat ja rahulolematust valitsuse tegevuse aadressil on palju ja see võetakse teadmiseks, ent ettevõtjad on siiski rahvastikust selge vähemus ja demokraatlikus riigis peab arvestama enamuse huvidega. Ettevõtlusega tegelevaid inimesi jääb ka iga päevaga vähemaks ja seetõttu ei ole ettevõtjate hädadel varsti enam üldse mingisugust kandepinda. Maailm on võimalusi täis, lisab valitsus, ja kui ettevõtlus muutub mõttetuks või liiga raskeks, siis ettevõtjad on hakkajad inimesed ja saavad midagi muud ette võtta, kui kogu aeg midagi ette võtta ja rääkida, et see on raske. Valitsuses on aga laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotatud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik senised asendustegevused ühtse juhtimise alla ning siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju on neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et tegevusi ikka jätkuks. Kui selgub, et nii nagu asendamatuid inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatuid tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse seletuskirjas. Ja lõpetuseks ka teaduse vallast. Rühm Eesti käitumisuuringutega tegelevaid teadlasi on teinud kindlaks, et Eestis on ettevõtjaid, kes sööks sitta ka, kui selle eest raha makstaks. Kuna aga hetkel Eestis keegi seda söögiks ei paku, ongi paljud sunnitud ajama salaäri Venemaaga. Olukorra päästaks riigipoolne sekkumine. Eetris olid uudised.